Kas meil on teema, küsimärk? Noored hinged. Kinnitage turvavööd ja tõmmake närvid pingule, sest täna me sõidame otse suhete keskmesse. Meie ette astub muusik, keda sa kas armastad või kardad. Ta on kütkestav, terava pilguga, nutikas ja oi kui võluv naine, aga endiselt vallaline. Küsimus on, miks ja kas keegi suudab täna seda staatust muuta? Chat, jah. Öelge teie, miks? Emily ei karda öelda, mida ta arvab, aga miks ta pole seda õiget veel leidnud? See ongi tänase saate eesmärk. Me oleme kokku toonud 10 säravat eestlast ja Emily J ülesanne on nüüd lihtne. Ta peab valima, kellega neist tahaks ta kohtingule minna. Teises voorus on aga kandidaatide kord otsustada, kas nad on Emilist huvitatud või lahkuvad saatest. Need, kes otsustavad jääda, liiguvad edasi 3. kohtingu vooru. Kas see kohting lõpeb romantilise sädemega või täieliku katastroofiga, sõltub osati meie armužüriist, kes jälgib kõike kõrvaltoas laivis ja paneb noorte armastuse proovile. Just nemad otsustavad, mida Emily kohtingu ütleb ja teeb. Nii et sõbrad, pulli hakkab saama. Eelmises saates lubasime, et kui täitub 2000 subscriberit, värvib Lepik oma habeme mustaks. Ja nagu näete, siis me seisame oma sõnade taga. Kellel veel see punane subscribe nupp vajutamata, siis siin on sinu võimalus, sest 5000 kahel vennal on sokis augud sees. Värvib Jaagup oma juuksed punaseks. Oot, mis asja? Igatahes, daamid ja härrad. Mina olen Sander. Ja mina olen Jaagup. Ja kas meil on teema? Alustab! Naari meest, mitte mehe sokke või? Ka variant, jah. Ma tulin siia saatesse otsima elu armastust ilmselgelt, sest et kus sa leiad elu armastuse ilmselgelt kusagilt saatest. Minu ideaalne elu armastus võiks olla ideaalis, ta ei tea üldse, millega ma tegelen, see oleks nagu super. Mida saab üks meesterahvas teha, et minu südant võita? Ära räägi liiga palju. Kas keegi teab, millega ta tegeleb? Ilmselgelt ma olen see lobamokk siin dünaamikas. Ja kui meid oleks 2 tükki, see oleks lihtsalt mingi suur mokalaat. No nii, sõbrad, kohe hakkabki pihta. Meil on siin täna Reaction Roomis. Ma tean nüüd mingit ühte laulu, ma tean kellegiga ta koos ta tegi, aga ma ei mäleta kellega, kas Sammiga või kellegiga ta tegi küll ühe loo, jah? Tšau, Elis. Nii, ja tere, Elis. Nagu see. Väga meeldib. Tere, Elis. Nii, ja mis sina oskad meile nüüd insighti rääkida Emily meeste maitsest? Mina ütleks, et natukene vanemad kutid meeldivad. Meeldivad kutid, kellel on mingisugune oma elu, mingi oma asi. Ütleks, et nagu natukene edukamad, ma ütleks, meeldivad talle ka. Kas Emilil on mingi type ka või? Type? No ikkagi siuke tall, dark and handsome, vaata. Kuulge, aga tulebki esimene sisse. Tall, dark and handsome. Tere! Tere, mina olen Kevin, 23. Väga on veel. Ei, vabandust, 24 valetasin juba. Esimene lause su suust oli juba vale. Okei, true take. Päris põnev fit on tüübil, jah? Tüübi fit on reaalselt ju mingi Austraalia asfalteerija. Ei või? See oli esimene asi, mis mul ette viskas. Keda on alati head. Muidu by the way endast lihtsalt... Sest minu meelest Austraalias kõik annavad neid rohelisi. Neon rohelisi. Ma ka. Super. Jumala palju ühist juba. Lisaks sellele, no ma käin lennukoolis ja siis teine... Sa õpid piloodiks? Jee, mul on vaja kunagi Mehhikos raha teha värku. Okei, mis sa teed Mehhikos? Turismireise näitan, pean krabi näiteks. Never know. Meil on palju ühist juba. Reisid ka. Palju, väga palju. Mis su viimane trip oli? Ma käisin Malaisias. Seal mängisime pokkerit ebaseaduslikult. Okei. Mul on hea meel, et sul on nii toredad hobid. No, mul ka. Mis muusikat siis sa kuulad? Eesti laulud endamus. Rocki ja no mingi 80-ndate sükest Miami Vice'i. Ta on veits närvis, tatsub ringi. Ei seisa paigal. Sul on Emily vastas, siis sa peadki olema närvis. Aga mis Eesti artiste sa kuulad? Triibu pastat ja pisaraid ja kõik ilusad. Okei, ma ei tea kahjuks seda. Mis laul see veel on? Noh, ma olen ka muusik siin vabal ajal. Vaat päriselt. Et kas sa mõnda minu lugu ka tead? Ei tea. Okei, siis sa saad edasi kohe. Järgmisesse voor. Hell yeah. Mis asja? Ma ütlesin talle jah, sellepärast, sest et ta ei teadnud ühtegi mu lugu, mis võiks arvata, et ta sai ühtegi mu lugu, siis sa võid kohe ära tõmmata, aga tegelikult see on vastupidi. Mul on väga hea meel, et ta ei tea. Nii.
ütleb Tartu president. Miks need taga pätsu andsid just? Jaa. tere. 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 Minu nimi on Georg. Tere, Georg, ma olen Emili. Tartu president. Väga meeldib. Väga meeldib. See on see vend, kes mingi... See on see vend ju, ei või? See on see vend, kes mingi sexual assaultis seda tüdrukut ju. Mingisuguses eelmises videos, ei ole või? On ju see sama tüüp. Et mingi pane silmad kinni. Ja siis tõmbas lihtsalt sexual assaulti käima. See on see sama kutt. Nii desperate, et siin näha. Ma sõitsin Tartust siia rekordiga. Tead, suusuks, näed, Bolt Drive, Access Suspended nagu nii kiirelt kimasin. Selleks, et sind kas või 30 sekundiks näha. Päriselt, see on kurvas. Aga muidu ma ei ole kiirustaja. Mulle meeldib rahulikult asju võtta. Kuidas on su suhted su isaga? See on hea küsimus. Ütleme, et ta on olnud hästi nõudlik kogu aeg, aga ma arvan, et see on nagu ülihea asi. Paps nagu tegeles metsaga, ma olin nagu rohkem selline videoproduktsioon, vaata nagu see meeldis Evilt. Sa teeksid mulle tasuta muusikavideo? Tasuta teeks kindlasti. Ma isegi maksaks peale võib-olla. Näeme pärast. Näeme pärast. Mis tasuta asjade eest ma oleks veel nõus suhtesse astuma? Mõnele teisele Biffile võib-olla mingi video tasuta shoot ei oleks nagu mitte midagi teid. Aga ütleme nii, et ma hoian selle pealt väga palju kokku. Tere! Tere! Siin on juba 5 minutiga siukest paska olnud, et ma ei kujuta ette, kuidas me suudame vaadata seda tund aega. Tund aega, tere. Täitsa persest, noh. Andke mulle sekund, ma lähen toon süüa midagi. See oli suht norm lugu või? Laseb uuesti või? Järgneva loo on teieni toonud 2 kõige geniaalsemat mõistust Põhja-Harju Tallinna... No nii, jätkame. Minu nimel jah. Mis autoga sa Mida muud kui külma riisi? Tommy Cashil oli üks laul sellest. On küll jah. Tead seda laulu? Väga hästi. Tahad laulda mulle seda? In my Volkswagen Passat Albirol inshallah. Sul on telo kaasas muidu või? Milleks? Tooks just asja vaadata. Mida? Numbrit anda või? Come on, näita. Sul ei ole seal kindlasti midagi nii hullu. Õnneks selles telos ei ole. Mis asjad sul siin on? Oot, näita mulle ka. Ei juba, Liina, sul on mingi AI sitt siin. Leo kartis, et nuded. Lehe kohta saab väga palju asju teada, nähes, mis tal on Instagrami Explore page'il. Emilia, kas TikTok'i vaatab? Oota, see on... Mis asi? Instagram Explore või? Mis asi see on nüüd see? Mis asi on Instagram Explore? Kus ma näen seda? Kus ma siukest asja vaadata saan? Otsingu nupp või? Nii. No okei, see on... Mul on ikka väga vittus see, oot. No mul on minu Instagram Explore. Olete valmis, jah? Ja siis on mingi perse täis mingeid.
mingeid trenni videoid või ma isegi tea, mis asjad siin on, mingid siuksed asjad. Mingid CS-i, ma ei tea, mingid videod. Kool või? ei olnud, keegi ei helista sulle mu show, kõik on korras. Mis sporti sa teed? Ma keritan kannu vahepeal. Sa nagu käid joomas? Suht ette. Okei, kuidagi nooremana tegid? Sorry, jah. Ka mingid sporti? Inshallah. Sul on telo kaasas muidu või? Kool või? ei olnud, keegi ei helista sulle mu show, kõik on korras. Mis sporti sa teed? Ma keritan kannu vahepeal. Sa nagu käid joomas? Suht ette. Okei, kuidagi nooremana tegid ka mingit sporti? Jalgpalli. Mul on kategooriliselt, ma olen jalgpallurite vastu. See ei ole üldse sinu süü. Hästi. It's not you, it's me. Hästi. Oot, mis asja? Leo lükkas välja või? Päriselt või? See Leo minust tuli kõige normima välimusega neist ju. Ma küsin, kas ta sporti teeb, siis ta ütles, et ta kergitab kannu. Tere! Tere! Tean Emili. No selles suhtes on valid point, et kui sa tahad ikkagi endale naist saada ja sa ütled, et mu hobiks või treeniks on joomine, no türa, siis sa oled ikka retard. Mina olen Henri. Tõsi ka. Henri on last juba. Mis sind tõi siia saatesse? Sõber tahtis. Sa kaotasid kihlve ja? Jah, öeldi kohe, et Emili tuleb, et tahan tulla, et mis asja? Aga nüüd sa oled siin? Ja võib-olla, kes teab, võib-olla siit veel algab midagi. Minu uksed on kõik avatud. Väga hea. Mis mussi sa kuulad? See on väga oluline. Ma kuulan tegelikult kõik, aga siuke südamelähedane on rock. Rocki pool see on emo, siuke emo. Sa tunned, et see on emo? Sisemiselt ma nutan. Ma nutan ka tegelikult. Hästi palju. Et sellega sa pead arvestama, kui meil läheb nagu teemaks. Ma lohutan. Sa teed tööd ka? Jaa. Sest ma ei tee. Mis tööd sa teed? Mina tegelikult töötan siit umbes 100 meetrit nii teispool aeda. Siin oli mingi pakendikeskus. Sa töötad seal? Ei, lennujaamas. Mis sa teed seal lennujaamas? Teenin tal lennukeid. Sa oled see tüüp, kes teeb nagu neid? Ja ma teen neid käemärke. Ma olen alati mõelnud, et sa oled hirmus ka või? Ei ole. Sest sa oled nii julge mees. Ma olen nii julge mees. Kuule, aga näeme järgmises voorus. Okei. Davai, näeme. Nii et green light. Väga lahe. See oli lahe kutt, huvitav. Mulle meeldib. Ta vaatas mulle. Ma ei hakka valetama. Need teematüübid kutsusid mind ka sinna järgmiseks. Nagu, et ma olen nagu Emili asemel. Siin mingid heided tulevad. Ma ei tea, ma ütlesin ei. See tundub liiga räige. Mulle nagu mega sügavalt silma ja kaua. Ja siis, kui ta läks ära, siis ta tegi mulle silma ka, siis ma... Aga samas see oleks suht hea content. Ei oska nagu võtta seda kuidagi... Selles suhtes, et ilmselgelt mul on latt väga madal. Tere! Tere! Ma olen Emili. Sa võid siia tulla. Kui tead, et sa oled Renor on Eesti TikToki kuulsus. Tulen Haapsalust ja ma tegelen. See on see vend, kes hea neid TikTokke teeb. Tahtsin mingi kuulsaks TikTokeriks saada vist või midagi. TikTokiga seal ma põhimõtteliselt teen hip-hopi tantse. Kas sa saaksid meile ka mõnda näidata või mõnda õpetada mulle või? Okei, näiteks midagi. Lõpeta ära! Mida sa teed? Renor, pane hullu, Renor. See on tegelikult oma kiirus peal, aga nagu nende jalatsidega ei ole mulle ehti muuta neid teha. Ära üldse mõeled, see siin jah, ei muuda väga midagi. Millal sa siis sisuloomega alustasid? See aasta alguses ma hakkasin pihta, sest oleks tegelikult osanud eelmine aasta pihta, aga mu eelmine aasta ei olnud nagu siuke minu aasta ja... Mis juhtus? Mul oli vaja natukene mõelda asjade järgi ja... Mille peale sa mõtlesid? Mõtlesin, et järgmine aasta oleks see aeg, kus ma hakkan juba... Et see on sinu aasta? Jah. Ja kuidas on olnud praegu see 2025 sinu jaoks? Praegu seisuga on päris siuke vinge. Olen saanud rohkem fänne see aasta ja uusi sõpru kohanud TikTokis eriti. Sest mina kohtlen oma TikToki rahvast nagu kui oma sõpru, nii et isegi fännid on minu sõbrad ja... Mul on siuke tunne, et sa oled kuulsam kui mina. Natuke, see mulle ei sobi.
igalühel omad nagu piirid ja... Siin on minu piir. Aitäh sulle. Näeme siis. Mida ma vaatan täitsa perses ausalt. Aga no välid, selles suhtes. TikTokis. Aitäh sulle. Aitäh. Vahel tuleb öelda ei, et ei saa kõigile jah öelda isegi, kui teine väga tahab. Ja mul on sellest väga kahju, Renor. Ma vabandan. Ära palun shady mind kusagil TikTokis. Dai, nüüd võiks mingi Casanova olla. Tervist. Tõsia. Tervist. Tere, ma olen Emili. Tervist. See on see tüüp, kellel šokis augud on. 24 ja ma üldjuhul annan kogu oma investeeringud raha annan Naisele. oma kaaslasele. Jah. Ja ma käin isegi auguliste sokkidega selle pärast. Oh my god. Okei. Davai, jah, lähme. Super. Jah, lähme pärast. Siin ei ole nagu rocket science'it. Ta ütles kõik õigesti. Ta ütles reaalselt kõik õigesti. Ei, see on mees. See on mees. Auk, las see auk olla. Kui ma saan mugavalt olla, siis üks auk mida ei häiri. Slepiks sa oled jälle mingit südamed remonti. Samas seal saaks nii räigelt trollida, tegelikult kui ma nüüd mõtlema hakkan, seal saaks nii marudat panna. Millised on sinu poliitilised vaated? Ja siis Eit hakkab mingi tulnud või? Jah, aga mitte üksi. Kui südamed on sassis või teit on veits kõver, siis nende tööri... Hakkad samamoodi panema, nagu need mingis selles saates vaata olid, et kuna hakkas teine maailmasõda, hakkad samamoodi mingi klattima vaata. Istadega saab kõik sirgeks. Ja kui väga vaja, siis võib ju uue värvikihi ka peale tõmmata. Uus algus, värske teema. Just nii. Aitäh, K-Rauta. Te ei ole lihtsalt sponsor. Te aitate meil suhteid üles ehitada. Ongi K-Rauta va? Tere. Mida äkki, mul tuli just meelde, et ma nägin unes. Et mul vanemad kinkisid mulle mingisuguse akutrelli. Mul praegu tuli meelde lihtsalt. Et ma täna öösel nägin unes siukest asja. Ma ei tea, miks ma siukest asja nägin nüüd. Ma olen Emili. Elisabeth meeldib. Väga meeldib. Mis sul läheb? Hästi. Kui vana sa oled? 24. Ma 24. Oota, mis nüüd toimub? Sa ei tea, millega ma tegelen? Oh, super. Väga hea. Ma tegelen muusikaga. Okei, see on väga lahe. Ja. Ma tegelen paljude erinevate asjadega, nii et sul on head šansid arvata. Okei, sa natuke iluteemadega tegeled, ma saan aru. Ma võin sulle anda vihje. Mu kliendid on Ameerikas. Ainult Ameerikas? Jah, hetkel küll. Siis see peab olema mingi gun control, mingi... Gun control? Ma ei tea, mulle tundub, et see on ainuke probleem neil seal. Või mingi dieeditamine, ma ei tea, tellimine Amazonis. Ma võin aidata nende asjadega, kui neil on vaja. Sa oled assistent, sa oled virtuaalne assistent? Ma olen life coach. Oh. Jah. Okei. Vahel ma mõtlen ka, et mulle ka sobiks siuke töö. No võt. Kusjuures mul paps ütles ka, et ta võttis endale life coachi. Ma mõtlesin, mida sa, anna mulle see, anna see raha mulle, ma ise coachin sind. Ja ta ütles mingi täiesti ajuvaba summa, mis ta maksab aastas. See on mingi aastaga mingi, ma ei mäleta enam, aga see on mingi räme raha. Mõtlesin täiesti perses. Ja siis ma küsisin, mida ta siis õpetab sulle või? Siis ta oli mingi, mina ei tea, et norm, et saab rääkida. Oleks ülipalju häid nõuandeid anda teistele. Ma arvan, et siuke asi tuleb ainult mingi ajaga, ma arvan. Ma ei tea. Tavai, sa saad edasi. Aitäh sulle. Kui on nii palju üles rääkida. Ma arvan, et see on see hetk, kui sul on raha lihtsalt liiga palju. Mul on nii hea meel teie üle, et te mulle Biffi ka tõite. I love it. See on see hetk, kui sul raha on liiga palju, sul ei ole midagi teha rahaga. See hakkab mingi lollusi tegema. Spektrum on... Keskea kriis 100%. Tal on lahe soeng. 100% keskea kriis, jah. Mis soeng? Kes on see Weber või? See on 2010 Jürgen Weber. See oli Emili lapsepõlve crush ju. Oli jah? Jaa, no siis läheb kohe. Robin, väga meeldib. Ägedad sokid. Auguga, see-through.
sa oled juba teine tüüp, kes on aukudega sukkedega tulnud. Aga tal oli siin kohas, mul on siin. Okei, jaa, sest see on tooreli erinev. Oled närvis ka natuke või? Natukene. Oled või? Ma kartsin, ma olen non-verbal, aga õnneks vist ei päris nii hull ei ole. Non-verbal, see võib veel juhtuda. Okei, nad on mõlemad autistid, see on hea. Kui vana sa oled? Ma olen 20... tahad äkki... Ma pean enne ütlema või? Pean pakkuma või? Pakku. 25. Okei, 24. 24 läheb. Juba on halb, tegelikult. Ma olen 29. Päriselt? On nemad? Silmad läksid särama kohe. Jälle pee peal. Jälle ree peal. Mis sporti sa teed? Oota, enne kui minu selleni. Kas sul kinnisvara on? Sul üürileping läbi arvast? Ei, mul on auto. Okei, mis auto sul on? BMW. Miks? Ei ole BMW. See on nii halb. Õnneks ma ei tea ka autosid väga, selles suhtes ta on chill. Või see, tähendab. Mis spordiga sa oled tegelenud? Praegult ma sõidan rula ja lumelauda talvel. Okei. Et ma väga... Tooge veel rula. Mul autos on. On või? Kas sa vitsid tuua või? Jookse too, jaa. Let's go! Toome rula. Tule, kas vennal on pill või? Autot nägite või? Sa raiske. Halb auto. Alright. Selline pill. Tüübil on kastikas, ne? Mida vittur? Mul on nii halb auto. Sul siis? Sellega ma sõidan enamus aega. Autoga sõidan vahepeal. Kas me kahekesi ka siia peale mahu või? Siia, vahele. Ma lasen su edasi. Sain edasi või? Jah, näeme pärast. Näeme pärast. Okei. Tšau. Ta tundus siuke nunnu ja selline hea südamlik. Ma ei julgenud talle ei öelda. Ja ta tõi ju oma rula nagu siia ja see oli siuke armas. Jaagup, mida sa teed? Issand, kui hirmus siin seista. Jaagup. Ma pole nii närvis. Päriselt. Ma pole nii närvis aastat veel sammu olnud. Ei no. Kõik võrdsed võimalused, ma olen Emily. Ma olen Jaagup. Väga meeldib. Väga meeldib tutvuda Emily. Mida sa teed? Ei no, ausalt öeldes ma ei saanud seda võimalust jätta kasutamata, sest nagu... Õige. Ma ei tea, kas ma olen sulle öelnud seda, aga ma tegelikult olen, ma arvan, üks su suurimaid fänne. Jaa. Stalker vibes või? See talle ei meeldinud ju, kui fänn on. Jaa, kuidas sa teed seda? Lihtsalt hitid tulevad järjest. Näiteks milline? Vist üks päev nägin Jaagupit nagu Emily aknaalti mööda jalutamas. Annaks veel. Ja veel. Ja siis pisarad. Ma ei tea, kas sa tead seda laulu? Ma ei tea, millest me räägime. Pisarad. Aga see on hea lugu muidu. Kes iganes selle tegi. Täiesti geniaalne. Geniaalne. Oota, nüüd ma saan aru. Okei, sa kutsusid mind sellesse saatesse sellepärast, et sa saaksid ise siin seista. Fuck. Game over. Sa said mu kurjale plaanile järgi praegu. Sa ei oleks pidanud nagu terve produktsiooni kohale kutsuma selle jaoks. Ei, kõik on chill. Ei, effort. Love it. Palju sellel videol vaatamisi on nüüd? 17 000. Tõmbana. Ei või? Panedki ei mulle. Panedki cancelit mulle. Sorry, Jaagup. Mis sa? Tule siia mees. Lihtsalt sain kikki praegu või? Sain enda saatest kikki praegu. Jaagup või? Sa ei saa siia tagasi tulla, sorry. Sa said ei. Sa ei saa tulla siia. Fuck off, minu saade. See oli mu enesekindlusele praegu, kurat, siuke pauk, et las ma näitan. Kuidas seda asja tegelikult peaks tegema? Mööda joont, X-i peale. Kus on X? Jah. Nii, kuulan teid. Kuulsin, et värvisite habedana. Jaa, värvisin habe. Mõtlesin, et sulle meeldib äkki must. Aga mulle sellised mehed ei meeldi. Ma ehitan hetkel Kakumäele maja. Okei. Nende kätega. Suvase habe. Kakumäe on okei koht või? No väga okei. On jah? Isegi eelistan seda Viimsile. Mina ka muideks. Jah? Ja, mul on Kakumäe empsidega mingi teema. On või? Ja. No ma nende kohta tean natuke. Tead või? Okei. Mis sa pakud, mis on minu red flag? Mis võib olla minu puhul red flag? Vaata, et sa nüüd õigesti vastad. Sinu punane lipp on see, kui keegi teab
liiga hästi sinu laule ja stalgib? Mul on siuke tunne, et produtsendina või selle saate osalejana. Mina ei osale. Ei, kindlasti. Sa nägid seda internetis. Ma tulin otse objektilt. Kas me juba vaidleme või? See on päris hea. Okei, see on päris hea. Veits vürtsi. Jah. Okei, davai, sa ajad edasi. Siin on mingi spark natuke. Näeme pärast. Näeme pärast, kallis. Me näeme pärast. Oi, Jaagup, sa olid väga alla nagu. Mulle ikkagi meeldis see väike toksilisus, mis meil juba tekkis. Et ma alati mõtlen, et natuke peab olema toksiks, sest muidu mul ei ole millestki kirjutada laule. Ja ma arvan siit... Kus see konfirmi sai, et nii palju mehi maja see ukselt ikka ei saama. Ükskord oli niimoodi, et tüüp tahtis mulle hommikul samas see on hea. Ja siis ta oli mingi, ma teile selle... Samas see on hea, et edasi lükati, siis saabki mingi jõuludeks saab küsida või sünnipäevaks saab küsida uue PlayStationi. Boldi vaata, ma olin nagu, üli nice, nii armas sinust. Ja siis loota, et äkki jõuluvanna toob. Boldi skuutri. Leiame sellest ajast ikka või. Kellelt küsid seda? Emily J on oma valiku teinud, aga nüüd on kord kaaslaste käes. Kes tahab Emilit ja kes paneb jooksu? Kui teie vastus on jaatav, siis palun seiske omale kohale. Kui on eitav ja te soovite lahkuda, siis kõndige palun siit uksest välja. Mis sa arvad, kes ära lähevad? Kui keegi, siis ma arvan, et äkki see neiu. Keegi ju ikka läheb. Okei, vahele väike mõttepaus. Mõni panustab tunnetele, mõni panustab silmadele. Kuulbert panustab meile ja ausalt, mitte üks. Ma panin 1 000 000 eurot Kuulbert teile. Tehke sama ausalt. Skaterboy! Ja Lepik ka või? Lepik! Mille jutt? Ma ei taha su nägu näha enam. Mine vist. Ära ütle midagi. Mis meil on? Ma ei tahtnud teiste eest teha. Mis ma need teistega teen? Et saada need kõik. Saada nad kuradile. Ei saada. Ta teile enam ei saada. Panid selle rulata. Ta läks ka välja. Sul ei enam kedagi. Sul oli isegi rulakutt enam. Okei. No nii, Emily. Nüüd tuleb meie saate 3. voor, ehk siis põhimõtteliselt ma ütleks nagu selle saate kõige pullim osa. Me soosistame sulle kõrva, mida seal date'idel teha, mida võib-olla öelda, kuidas käituda. Porn acting. Date'iks selle vahva kutiga on juhtnöör selline, et sina oled tegelikult suur joogaspetsialist. Talunik pani 50, ütleb saatesse sõitmise kütuse raha. Okei. Sa hakkad temaga niisuguseid lemmikpoosi võtma. See on väga hea, sest ma tean hästi palju joogast. Ciao. What's up? Mitte midagi suurt. Okei. Igav on või? Ootamist on natuke olnud. Oled sa joogat kunagi harrastanud või? Nii palju, kui nendel all-exclusive nendel Egiptuse reisidel saab hommikuti. Okei, no need ei ole mingid päris joogad. Et ma mõtlesin, et me võiks proovida äkki mingeid jooga asju teha. Ma võin su näidata. Muidugi näita mulle. Eksperdid ütlevad, et on üks hea harjutus selle jaoks. Tõuseme püsti? See on niimoodi, et me tõuseme püsti, on ju? Me tõuseme püsti. Ja siis me läheme pikali. Tema läheb pikali. Sina lähed pikali, sorry. Kõhuli selili. Kõhuli või selili. Kuidas sa mugavalt tunned? Selili. Ikka selili. Lihtsalt mul on nii valus vaadata. Volüüm pani ka, saab tanklast paar kaheraudset ka tee peale või? Käed ja jalad üles. Okei. Käed jalad üles ja kuidas nüüd, kas juba selg on juba pehmem? Vaikselt venib. Tegelikult see on väga hästi sul juba. Et kuidas nüüd selg on juba parem või? Mida aeg edasi, seda parem. Sa võid siin olla veel niimoodi. Sa värised. Ma mõtlen seda, et kust nad need tüübid leiavad nagu.
kas nad teevad, kas keegi teab, kuidas see töötab üldse, et kas nad panevad kuskil mingi Facebooki, et mingi tere, Emily Jott otsib endale meest. Kui te olete huvitatud, siis tulge palun kohale Tallinn kell, ma ei tea, mis iganes või. Niimoodi käibki või? Insta ka või? Ära värise, kõik on korras. Sul on vorm päris hea. Jaa, ma tegelen spordiga lihtsalt. Okei, väga hea. Ma oleks ka muidu nagu peale tulnud vaata, aga see oli juba jalad päris. Ütled, sa ikka ei saa seda teemat jätta, et ikka peab? Võib-olla ikka peaksime. Aga mine nagu niimoodi siia. Talunik, aitäh veel sulle 5 eest preemias. Davai, valmis või? Jaa. Okei. Saadaks paar pruunikat naist ka sulle sinna ritta. No kui sul on saata, muidugi, ma võtan kõik vastu. Kalkar pani ka veel 25 kulli või? No tänud sulle ka, Kalks. Aitäh sulle. Tagasi sõiduka kõht täis. Las ta kirjeldab sõnaliselt enda lemmikpoosi. Kas sa nüüd saaksid palun kirjeldada iseloomustavalt oma lemmikpoose? Joogapoosidest räägime ettevõtte. Hästi meeldib see kobravenitus just. Kobravenitus, kas see oli see? Millest nad räägivad? Lähed niimoodi. Ja siis, mis edasi oli? Lähed nüüd, lased jalad ikka taha täitsa sirgu. Ma teen sinuga koos siin. Thanks. Ja, et siis ei ole ainult sinul piil. Thanks. Nii. Nii. Siis tuled siia alla. Võttega. Ma meeldib siin istuda rohkem. Aga sa oled väga super. Selles suhtes, et on näha, et oled spordipoiss. Väga hea. Jaa. Tubli. That means more arc grind. See on väga igav vastus. Ma ei ütle millelegi. Chatis juba jutt käis, jah. Pole veel vaadanud. Nikke start alati ja siis lõpuks jõuame tugeene ja teiste asjadeni. Oleneb, kui friiki partner on. Kõlad tõesti väga friiki selle missionary poosiga. Kas sa tahad minu kohta midagi küsida? Ma tean, et sa teed muusikat. Novembris vist. Üks, et kuulsin ühte väga head laulu ja mõtlen, mis naisvokaal seal oli. Ma räägin siis pisaratest. Tahad laulda mulle äkki? Mu suu on nii suur. Mis kuradi pisarad? Mul tuli nüüd meelde. See on see, mis on eriti mingi imelik. Ja see oli minu meelest suht talk shit lugu isegi. Mu suu on nii suur, mul seda vaja oleks täita. Oleks vaid keegi, kes mul aitaks kurku sügada. Ma tulen imen sulle. Mul seda vaja oleks täita. Väga hea, ole veel. Oleks mul keegi, kes mul aitaks kurku sügada. See on päris hea. Refrään? Ma tulen imen sul lahti. Nüüd mul meenub midagi. Isegi kui oled katki. Kes iganes selle kirjutas. Ta peab olema nagu geenius. Kui sa siia sisse astusid, sa ütlesid, et jah, sul võib olla sokis auk, millega ma olen okei, võiks olla veel hullemaid asju. Aga sa ütlesid, jah, näiteks, aga sa ütlesid, et sa tavaliselt oma partnerisse investeerid kõik oma sissetulekud. Mida see... Sinuni jõuab. Mida see tähendab? Viia spaasse, restorani, mida iganes. Mul on kingitud kotte ja asju. Neil inimestel pidi väga palju raha olema. Jah, aga sul on oma ettevõte? Tegemisel oma ettevõte. Mis siis mina olen selle OÜ-ga dünaamika siin või? Okei. Aga lihtsalt, et sa teaksid, siis 500 000 vähemalt peaks nagu olema käivet. Jah, see on väga hea eesmärk. Ma pärast vaatan sealt inforegistrist. Aitäh sulle. Rohkem ei ole midagi. Aitäh sulle selle eest. Thanks. Thanks, et sa olid koostaldis. Kõmmi minema. Ma pean minema. Oota, aga nad ei ütlenudki talle mingid üles. See oli väga loomulik, huvitav. Mulle hästi meeldis nagu joogat ka teha. Nagu vahel ei ütle. Teistsugust igapäevaselt ma ei tegele sellega. Et kokkuvõttes läks väga hästi. Nii sweetheart nagu. Järgmine teid panen ikkagi terved sokid jalga. Oli ikka korduvalt või?
sa pead käima. No see jooga asi, nagu vahele nad ei ütlenud suurt midagi. Nagu räme baby. Oh my god, no saad aru, see voice esiteks, keel, küüned, pike, no kõik see full bitch mode teema. Ja lause lõppu lisad daddy. No sa juba tead, mis seal jutub. Seal on mingi öeldakse, kui ma isegi läheks sinna, siis mulle öeldakse mingi nii, nüüd sa pead olema mingi räme misoküün. Ja siis ma olen nagu mingi, mis mõttes ma olen kogu aeg. Ja siis nad on, no aga ole siis sina ise. Ja siis ma olen ikka rõve inimene. Kogu aeg. Oh my god, daddy, nagu iga lause lõppu pane daddy, nagu üldse küta talle normaalselt. Peida kuskile see asi ka endale ära. No nii nahvi. Georg on igast sinu jaoks valmis. Issi, daddy, nagu... Nüüd imiteerid täielikku sotsi. Mängi sellega. Väga peidakas. Ole see full baby. Kakume emme, come on. Kakume emme, tõmba välja. Davai, edu! Pane talle. Siit tuleb midagi head. Tšau, Georg. Oli su nimi Georg? Jaa, ma olen Georg. Tule siia. Sa oled siuke daddy. Ma olen Tatsi. Daddy. Jaa, miks sa nii ütled? Sa oled siin üle nii mustas ja see on nagu täiega daddy thing. Okei, kumb sa oled, kas sa pigem mami või baby girl? Sa talle siukseid küsimusi küll kohe küsi. No kui sa ütled, ma olen daddy, siis nagu miks me nagu kohe jätka vaata selle roleplay teemal? Ja, võiks küll jätkata. Küsid, kas talle meeldib roleplay? Kas sulle meeldib roleplay? Ja sa ütlesid mulle, et ma olen liiga otsene, vaata. Issand, kas oli liiga palju praegu? Ei. Issand, ma pandas. Mul ei ole tabusi. Nii paha tüdruk. Kohe nii viseks. No mul ei ole tabusi, see on üks teema. Eks ma võin rääkida ükskõik millest, vaata. Sa räägid oma kätega. Ma tegelikult räägin suuga, aga ma olen nagu siuke väga expressive. Issand, sa oled nii lahe. Sa oled nagu kloun. Aitäh sulle! Mulle meeldib jäljendada, vaata. Ma jäljendan sind. Ma panin tähele ära. Sa oled nii tääri, ma ei suuda. Tead, mis oleks ülilahe või? Kui sa paneksid oma selle zipperi kinni, vaata, sul on 6-9, vaata. Ma ei ole harjendanud, numbrid nii lahus on. Okei. Tubli tüdruk. Aga ütle mulle nagu täitsa ausalt, mis on nagu silma nii ilusti säramas hoiab? Ilusad asjad ja kui minu ees hoolitsetakse hästi. You like princess treatment? Jah. See on aus. Mis sa siis teeksid minuga? Nagu... Issi. Issand jumal, miks sa mind sellesse olukorda paned praegu? Mis olukorda, daddy? Nagu see daddy setting on okei, aga see võiks olla nagu, vaata, me võiks olla mingis faasis, vaata. Mis mõttes? Mõtleses. Sain natuke haiget praegu tunnetele. Okei. Et ma võtan nagu hellemalt või? Jah. Natuke hellemalt, okei. No jah, vaata. Järgmine kord, kui näeme, siis kindlasti. No siuke kimp lilli ja... Kimp? Vähemalt. Mis kimp? Kimp. No ta küll kimp, vaata, mitte üksik-roos. Mis kimp? Kimp lilli. Ma ei taha kimpu. Kimp kõlab väiksena. Mis sa tahad siis? Aga kui suur see on? Aga ongi üks... Kui suur see on, Issi? Üks lill on väike, vaata. Kimp on suur. Kui suur see on? Ükskõik palju lilli, vaata. Kui suur see on? Vähemalt 19. Või kas me kätega rääkima? Okei, kui suur on liiga suur? Alustame niipidi. Kui suur see on? Kas see on liiga suur? Issi. Kas see on liiga suur? Mida vittu ma vaatan ausalt täitsa? Vaata mu käsi ainult. Ei või? Ütle, kas juurde või? Kas ütled juurde, see on haige? Issi, tee, mis tahad, Issi. Aga millest me räägime praegu? Me räägime ikkagi kimbust, see roosi kimp, vaata, mis sa saad. See roosi kimp. Ma ei tea, kas saaks roosita. Ma praegu küsiks mingi see on ikka väga rets vaatamine. Miks sa mu parima sõbrannaga räägid? Ma küsiks ta käest, mis sul lemmik lilleväe, mis ma tahaks sulle head üllatust teha. Ei ole vaja rääkida temaga. Okei, aga ma ei saa sinu käest küsida, mis sul lemmik lilleväe on, sest muidu sa teaksid, et ma plaanin sulle. Miks sa ei või küsida otse ja siis neid mulle kinkida? Sest ma ei saa praegu kumbagi teha. Ma saaks küsida, mis su lemmik lilleväe on. Ma ei saa sust aru praegu. Ja need valgused on liiga overstimulating ja ma ei saa. Emili, hinga. Mõtle millelegi ilusale, millelegi heale. Maja Kakumäel. Ei. Viimsis. Viimsi ka on okei. Viimsi on üliokei. Jah. Viimsi meelest Tallinnas üks parimaid kohti, kus olla. No ei. Okei, mis veel parem on? Kakumäe. Sinu kodu. Now you got me back. Okei. Küsi, et või ütled see, et sulle meeldib töömehed? Mis on peale Viimsi veel? Kui vana sa oled? 25. Natuke vähe.
terve aeg mind tädiks kutsub, mis ajast ma nüüd lambist liiga noor olen. Sellest ajast, kui ma su vanuse teada sain. Kas sa töömees ka oled? No oleneb, mis on sinu jaoks töö. Mida see tähendab? Kui inimene ütleb, ma käin tööl, vaata. Töömehed oskavad oma tööriistu õigesti kasutada. Ma oskan kindlasti kõiki tööriistu väga õigesti kasutada. See pole küsimustki. Mida? Mis sa teed? Nagu vabal ajal. Kas sa demonstreerid ka mulle? Mis tööd ma teen? Jah. Ja mis riistu sa kasutad? Kus sa mõtleks... Ka rauta, see on su selja taga see. Okei. Näita mulle. Ma võin vabalt vaadata, mis see sees on. Vaata, kas seal mõni akutrell on. Ja, kindlasti on. Sellist tööriista ma olen esimest korda. Kas sa tead, mis sellega tehakse või? Mis selle nimi on? Ma ei hakka sulle veel ütlema, sest see tuleb mängu meil ilmselt alles mingi 20. korral, vaata. See on päris pikk, nagu sa näed, on ju. Ütle, et sa kasutad tavaliselt siukseid asju juba teisel korral. Ma tavaliselt kasutan sellised asju juba teisel korral. Teisel? Okei. Las pakub. Aga mis selle nimi on? Vaata, tal on isegi peal kirjas. Ta nimi on Enar. Mulle see Enar väga meeldib. Näita, kuidas sa Enarit kasutad. Kuidas ma Enarit kasutaksin? Issi. Näita. No ma ütleks ausalt, vaata, nagu igal heal mulle lähedale pane. Ei, ma ei tule. Nagu vaata, igal heal tööriistal, nii ka Enarilgi, sul on nagu funktsioone meeletult palju, mis ma saad kasutada. Esiteks ta on nagu ülisuur raskus, vaata. Näiteks, kus on vaja mingi asi tasakaalu panna, sa esiteks paned selle sinna peale. See on nagu päriselt raske. Küsi, et kas sa tead, et Enari tegelik funktsioon on vibreerida või? Aga kas sa seda teadsid, et Enari päris funktsioon on vibreerida või? Nagu ma kujutasin ette, et ta võiks vibreerida suht hästi, jah. Aga sa tead, mis ta päriselt ka teeb või? Betoonivibraator. Betoonivibraator on see. Okei, aga miks ma peaks betooni vibreerima? Nii tagasi. Ma mõtlen, miks üldse oleks vaja betooni vibreerima panna? Äkki keegi saab harida. Chat! Andke teada, miks on vaja betooni. Mul on tunne, lõpeta ära. Sulle meeldib nagu spänkimine. Kas sulle domineerivad naised meeldivad? Ma ütleks, et see on nagu ülihot, kui nagu alguses nagu naine. Ole nüüd, mis mõttes, miks peaks betooni vibreerima? Aga sulle meeldib spänkida. Aga mulle meeldib spänkida. Ütleb, pane perse ette. Pöör ümber. Lihtsalt seisab püsti, keera ümber. Jah. Ta teadis, et vaatad. No kindlasti, jah. Kas hakkad pinksi reketiga spänki? Kuule, aga vaata, sul on tegelikult nagu pinksi reket, vaata pall on palju parem sellega lüüa, vaata. Põrkavad tagasi ka, vaata. Kas sulle meeldis see? Suht soft oli too. Kas sa tahad kõvemini, Issi? Kas sa tahad kõvemini? See oli caring. No täitsa perses ausalt juba. Tooge mingi järgmine vend letti, ma ei jaksa kuulata seda ibana. Täitsa peetis. Kõike ma kindlasti hakka letti laaduma. Küll aga, mis mulle nii räige virts, et mul hakkab pea valutama. Nagu outfitide roleplay'd. Seda nagu kindlasti. Aga nagu vestlus suht algas, ma ütlesin ka, et nagu tabu teemas ei ole. Ma ütleks, et suht kõik on tegelikult. Ütle, et see on igav. See on igav. Ma olen seda juba kuulnud. Ma tahan midagi juicy't. Ma tahan midagi maglas. Näita mulle. Mida ma näitan sulle? Näita enda tooli peal, et mida sa teeksid. Näita tooli peal, mida sa mulle teeksid. Selle tooliga? Et mina olen see tool ja sina oled sina. Issi. See on suht crazy. See ole crazy. See ütlesid miski ei ole tabu. Näita mulle. Sul on vaja mingit toolse ka, ma ei saa lihtsalt näidata, ma ei saa lihtsalt sulle näidata, näed, sa oled siin ja ma olen nagu nii, vaata. Nagu see ei ole asi, vaata, sul on nagu, meil on tööriistad, esiteks, paneme su käed kinni ilusti. Väga rets. Paneme su jalad siia niiviisi, vaata. Ja siis ma võin vabalt tulla siia, vaata, silitada nagu mingi reisi asju. Aga kui tööriist ei ole, ma ei saa lihtsalt tooli peal nagu imiteerida nagu mingi full on intercourse'i, vaata. Aga ma ütlen, kõik on võimalik. See oli väga hea. Ma tahan siin spänkida viimast korda. Tõsi vist. Spänkid mu nahku esita. Pöör ümber. Wow, what's see? Tšau, Musu. I had to. I always get my revenge nagu. Sel tüübil on nii imelik vibe, no. Ma ei tea, minu meelest sel tüübil on nii imelik vibe. Rahulikumalt arvestada. Istusin maha ja siis sa nagu, Georg,
tõuse püsti, ma tahan sind spänkida. Siis ma okay, yeah, I mean you can do that nagu whatever, not such a big thing on, aga ma ütleks, et muidu tegelikult oli väga meeleolukas ja erilised asjad ongi need, mis minu arust jäävad nagu väga siiralt ja eredalt meelde. Ehk siis ma ütleks väga lahe oli, väga cool oli. Aga ma ei tea, kas see vibe on nagu see, et ta on päriselt nagu veider või ta on lihtsalt videos. Sa oled life coach ja kõike muud. Aga ma tahaks küll sult natuke nõu küsida. Hommikurutiin, hästi oluline. Ja, räägi mulle. Okei, ma ärkan kell 1, siis ma lähen kohe telefoni ja scrollin TikTokis vähemalt 45 minutit. Siis mulle kohvi väga ei maitse, ma joon energiajooki. Okei. Siis ma joon selle ära, siis ma mõtlen niisama, mis ma võiks oma päevaga teha. Ja see on selleks hetkeks on päev läbi juba. Et on sul äkki kuidas see toimib sinu jaoks hetkel? Tegelikult väga hästi, ei hakka üldse valatama. Aga lihtsalt ma olen nii palju kuulnud kõrvalt, et see ei ole nagu väga tervislik, et kui kaua ma niimoodi jaksan elada. No, eks see on individuaalne iga inimese jaoks. If it works, aga kui sa tahad minu nõu, siis ma võib-olla täidaksin oma aju millegi paremaga hommikul, et vaata, netis sa kunagi ei tea, mis seal hommikul kohe ette tuleb. Aga ma olen mõelnud sellist asja, et ma arvan, et ma isegi veel paremini töötaksin, kui ma vahetan selle energiajoogi mingisuguse alkoholse joogi vastu, näiteks viina. Kas sa hambaid pesed hommikuti või? Ja selle ma unustasin mainida tegelikult. Et kas ma pesen siis hambaid enne viinašotti või pärast viinašotti? Viin on päris antibakteriaalne. Äkki ma loputan viinaga? Jah, võib-olla sa ei peagi kohe alla neelama, vaata, jõuab pärast, jõuab ka. Ja ma rääkisin seda mõtet emale ka. Emale see ei meeldinud. Ma ei tea, miks. Minu meelest see on täiesti normaalne. Ei saa aru, meil on nagu teine generatsioon. Okei, ema temaks, ma tahtsin isa kohta küsida. Kas ta läks piima järgi? Kas seda on mu näost näha, et mu isa läks kunagi piima järgi ja tulnud kunagi tagasi? Ära muretse, minu isa läks ka, siis ma nagu vaidin vaata. Me oleme samal vibratsioonil. Meil on nii palju ühist. Me saame ise valida oma tädid. Ja ma olen valinud. Aga küsigi talt, et miks ta siia saatesse tuli võib-olla üldse? Miks üldse siia saatesse tulid otsima? Ma tulin sinu juurde. Sa tulid minu juurde? Ma täiega igatsesin sind vahepeal, kui ma sind ootasin seal. Päriselt? Miks? Miks? Mulle meeldib sinu läheduses olla. Miks? Ja nüüd jätka selle miksiga. Küsi kõige peale, miks? Miks? Kohe hakkasid mudima seda diivanit veits. Miks? Miks inimene peaks mudima? Miks sina siin oled, kui sa juba oma tädi oled leidnud? Ei, ma ei ole. Sa tulid otsima oma tädit? Äkki. Jah. Või siis äkki ma peaks terapeedi juures olema samamoodi niimoodi istudes. Miks ma otsin oma partnerist, maamit või däärit? Me võime sellest rääkida. Kumba sa otsid? Isegi ei olnud kas, vaid oli küsimus kumba. I love it. Aga ma millegipärast arvan, et me kõik otsime oma partnerist võib-olla natuke selliseid asju, mis sul jäi puudu. Sa nõustud minuga? Inglise keeles on siuke tsitaat, et to heal is to experience the opposite. Miks? Miks mida? Miks sa teed seda? Miks ma elan või? Anna andeks, ma ei tea. Mis juhtus? Tahad mulle rääkida millestki? Kas sa kõhutantsu oled kunagi proovinud? Ma olen väga tahtnud proovida, aga ma kannan, et sul peab mingi väga spetsiifiline kõht olema selle jaoks. Puusad. Puusad töötavad. Kuidas sul on puusadega? Kas on nagu loose? Ei, need töötavad. Töötavad? Hips don't lie. Hips don't lie. Hips not lying ever. Kas teeme mõned harjutused? Praegu? Ja teeme muidugi. Okei, teeme. Mulle meeldis nendest traumadest rohkem rääkida. Tead, trauma is stored in the hips. Nii et you have to shake it off. Okei. Shake it off. I'm shaking. Üks siis on teha nagu 8 niimoodi. Või vabandus, ma hakkasin juba ise. Siis sa võid katsuda. Jaa, mulle meeldib. Action! Niimoodi või? Käsi võib ka nagu juurde tuua. Kas sa oled seda teinud parem või? Jaa. See on väga võrgutav. Istu kallis. Ütle, et sa tahaksid talle lähemal olla, et tõmba tool lähemale. Ma tahan sulle tule lähemale. Tule kallis. See tool on. Ja ütle, et sa tahad ikkagi aru saada, kas ta on lesber või ei ole. Mina tahan küll aru saada. Aga ma tahaks sult midagi küsida. Kas sa tulid siia saatesse? Oled sa lesber või ei ole? Isegi kui ma olen tüdruk või? Ja sa oled tüdruk? Päriselt või? That's the fun stuff. Saime vist vastuse, jah. Räägi oma emast näiteks. Miks ta nii judgy on?
kuidas sa teadsid, et mu ema on judge'i? Kuidas sa teadsid? Sest ta on. It's all up in here. Sest et ta on tõesti. Ma ei ole väga saanud oma emalt seda kiitust, mida ma olen alati otsinud. Ja sellepärast ma teengi neid asju, mis ma teen, sest ma alati otsin kiitust enda emalt. Aga kas sa siis nagu, sul võib-olla ongi siis puudu see ema värk, siis sa nagu tahtsite minuga... Ütle talle, et sul on üks quote, mille järgi sa elad. Ja mul on üks quote, mille järgi ma elan. Ma internetis lugesin. Hommikul, kui sa ärkesid? Üks quote on, jah. Ja see quote on selline, et ela nii, nagu sa soovid. Ja tee teistele nii, nagu sa tahad, et sulle tehakse. Mida sa minuga teha tahaksid? Palju asju. Sa alguses nagu tundud siuke innocent, aga siis selle taga on nagu palju muid asju. Ja küsi jälle miks? Aga miks? Appi sa pidada. Ma ei suuda mõelda ja sa vaatad mind niimoodi. Neil on Interil kõige parem chemistry nagu siiani. Tõmbab higiseks, jah? Ja, ma nüüd oleme väga lähedal. Aga ma tahaks veel lähedamal olla. Okei, väga hea. Okei. Aitäh sulle. Aitäh. See läheb liiga kuumaks. She was hot. Kuule, läheks väga kuumaks. See oli nagu kõige haigem chemistry, mis on siiani minust nagu olnud nagu meil siin setil. Minu arust läks väga hästi, ma võin ta mamacita olla küll. Kas sa arvad, et peale saadet võiks sellest tulla midagi enam? Pidžaama pidu. Kas sa oled vaata neid videoid näinud, kus inimesed võtavad vaata selle veelonksu suhu ja siis keegi üritab neid naarda ajada, eks ole, siis nad purskavad naarma. Me tahame nüüd selle teise kutiga teed põhimõtteliselt seda sama, aga ütlegi talle, et aja mind naarma, eks ole, aga siis võtta see lonks suhu ja üks hütte ütleb nagu mingi 2 sõna, eks ole, ja siis juba purska, vaata. Ja sa oled, oot, ma suudan paremini, eks ole. Ja siis võta uuesti ja siis jälle 2 sõna ja kohe purska, vaata. Ehk siis põhimõtteliselt üks asja, kes tardiks. Oi, hello jälle. See oli see vend. Okei. Hästi. Kuidas endal? Ei, väga lahe, tore päev. Väga lahe. On jah. Oot, sa enne mainisid, et sa ei ole veel piloot päris, aga sa õpid piloodiks või? Ja, mul on 30 sõidutundi veel, teooria on tehtud kõik ja siis sügiseks on käes. See on nagu keeruline lennukit juhtida või? Tüübil on see tai tops näpu vahel ju. See on see kuradi herbakraam, seda mingi tõmbad mingi... See on herbakas. Sõidutundi veel, teooria on tehtud kõik ja siis sügiseks on käes. See on nagu keeruline lennukit juhtida või? Et naine saaks ka hakkama? Ja, ikka, ja. Kus sa tead või? Mul on olemas kuskil teises toas top siiamaani. Teisi liikleid nii väga, kes ei saaks asjadest aru ja nii edasi. Ütle, et tahaks nagu naerda. Tahaks naerda? Ei, komöödia on oluline elus. Kas sa oled näinud sotsiaalmeedias seda challenge'it, et kus sa võtad nagu lonksu ja siis üritad mitte naerma hakata? Teeme seda. Tavai lahe. Tavai, teeme. Miks poiss kukkus tänaval ümber? Mis buss sõitis otsa talle? Väga õige. See oli väga hea nali. See oli nii hea nali, väga tekkis nagu. Oled sa möönud koomikuks hakata midagi? Jaa. Sul läheb prillid. Aitäh. Võin nüüd proovida. Isa ei ole kaasas täna siin või? Ei, ta on maal. Teeb sauna. Kui meil läheb pekki, siis sa võid mulle isa numbri anda. Millega su isa tegeleb? Ehitus, mingi ettevõtte. Ehitus või? Jah. Pane need prillid ette ja kujuta ette, et sa oled sinu isa. Sa töötad ehitusel. Tooge õlut, on või? Õige Eesti mees. Sa töötad ehitusel, vabandust, su isa töötab ehitusel. Ei, mina ei tööta. Miks sa ei taha astuda oma isa jälgedes, mis sul on? Kus ta selle papsi särgi sai? See on suht süke rets töö nagu. Iga päev lükata võtta. Ei vahet, ma käin abis. Miks sa oma isa vihkad? Ma ei vihka. Miks sa ei... Ma ei saa aru sellistest inimestest, kes nagu ma vanemaid ei hoia. Ei, ma ei ole kordagi öelnud, ma ei hoia. Ja sa lihtsalt ütled, et sa vihkad oma isa. Ma ei ole kordagi öelnud, ma vihkad oma isa. Küsi, et kas sa vihkad oma ema ka? Kas sa vihkad siis oma ema ka või? Ja oma koera? Mida su koer sulle tegi? Mul ei ole koera isegi. Kassi? Kass on tore. Papagoi? Triibu on nimi. Väga nime kass on. 15 aastat juba on. Vana su isa on? Ma ei tea isegi. Töötab ehitusel. 50 pluss ta number on. Ma ei tea peast. Küsida hobide kohta.
mis su hobideks veel on? muusika üldiselt ja mul ka. see lendamine, no ja siis pokker on tegelikult. Kuidas mu poker face on? No so, oleneb, millest sa Mis asja? Nagu ei... Mis asja? Mul on kogu aeg öeldud, et mul on ülihea poker face. Oota, kuidas sa tahad öelda praegu? Ei, nagu siin on lihtne nagu lugeda nagu... Mis mõttes? Characteri nagu näo järgi ja nii edasi, emotsioone ja nii edasi. Kui sina ja mina oleksime praegu pokkeri laua taga. Nii. Ja kui sul oleks ässad käes, siis ma võib-olla saaks aru küll. Kuidas sa sellest aru saad? Sa ei näe ju mu kaarte. Ei, no seal, kus sa näiteks vaatad chippe, võib-olla siis sa vaatad juurde ma ei tea, või siis sa lõpetad nätsu närimise järsku või siis sa vaatad kuskile. Ma ei näri nätsu. Midagi teistsugust, mida sa muidu ei teeks, kui sul oleks... Sa ei tea ju mind. Ei, ma tean jah, aga nagu, kui me mängiksime mingi paar tundi, siis ma saaksin aru, mis su tendentsid oleks. Kalja, me ei jõuaks paar tundi mängida. Raha saaks suletsa või? Mis see lemmik snäkk on? Snäkk? Jaa, nagu mis sa saad? Õun. Hakka mulle sina. Rott oled, jah? Uuri selle kohta, mis tal käes on. Aga mis sul käes on? See on Taist. See on väga populaarne, see on mul erinevaid värvivärke. Ma olen seal palju käinud. Sa tegid mulle kingituse? Kui sa tahad, ma võin anda, jah. Anna. Mis sellega teha saab? See on hörbid lihtsalt, ta on siuke looduslik, siuke... Sa tõid mulle herb. Ta on nagu nohu vastane kinda teema. Aga mul ei ole nohuga, lihtsalt ta on nagu siuke mõnus. See on nagu... Jesus! Tuli hea. See on mentooliga. Oh my god, see läks silma mulle. Ära puhu ja siis see ajab silmad kipitama. See ajab silmad kipitama, jah. Aga see on, müüakse neid Eestis ka isegi, saab osta. Okei. Miks sa siis selle Tais teid, kui seda Eestis ka saab? See on odavam lihtsalt. Eestis on vist mingi üks viiekas, see on mingi euro. Me teeme sellest uue äri. Miks küll? Ei, aga ma arvan, võib-olla suhtest ei tulekski midagi välja, aga äripartnerid siis äkki. Ei, absoluutselt. Kui on tuurile vaja lennata, siis anna teada, kui pilooti vaja. Sobib. Väga hea. Aitäh sulle. Thanks. Tal paps peab ikka mingi suht rikas olema, ei või? Kui ta ikkagi mingi kuskil piloodi koolis käib, see piloodi mingi teema ja see on mingi räme kallis, ei või? Notaris näeme, just. Super. Nagu te kuulsite, tuleb, teeme ära, toome nii-öelda siis Ida-Põhja-Euroopasse ka uue turu. Mul on lihtsalt nagu blondi tüdrukute sõber rohkem. By the way, see on crazy kogemus näha, kuidas keegi räägib sinust pärast date'i. See on nagu väga crazy kogemus. Sa tegelikult võid minna ja kõik muu info tuleb sulle jooksvalt. Ja, ära üldse muretse. Või siis natuke muretse. See siin midagi suurt jällegi. Davai, let's go! Mul on sulle üks siuke info. Sa oled sisse, sa kohe näed, kes seal on. Aga su eesmärk ei ole mitte seda kutti ise endale sebida, vaid enda õele. Mu õele? Ma sebin kutti enda õele. Edu sulle. Jau. Tere jälle. Kuidas läheb? Sitaks hästi. Tore. Räägi mulle meeldib, Leo. Siuke boss. Kas sul on mingi tüdrukute type ka või? Blondid ja tumedate silmadega. Blondid ja tumedate silmadega või? Kombo see. Aga oled sa mõelnud vahel vaadata horisondist kaugemale? Ja ikka. Ütle, et ta võiks nagu tõestada end. Noh, enne kui sa vaata tulid siia, siis ma ütlesin sulle ei. Ega sa nagu ei tunne, nagu, et meil on mingi beef. Kohe kindlasti mitte. Produtsent ütles mulle, et sa pead kellelegi ei ütlema. Mida? Panin tanki meid. Et ma võtan siit enda pealt kohe süü ära täitsa. See on tegelikult produsüü, jah. Kas sa äkki oskad kuidagi tõestada mulle, et ma tegin õige valiku, et sa oled veel siin? Tegelikult ma mängisin kossu üldse, ma ei mänginud jalkat, jah. Mulle väga meeldivad kossu mängijad. Paljudele mu sõbrannadele ja õdedele. Ma ei valetanud, aga ma lihtsalt ütlesin kogemata jalgpalli. See on hea, kui mehed ei valeta. Ma ei tee seda mitte kunagi. Ütle, et sulle meeldivad fitness-poisid, jah? Mulle meeldivad, jah, sellised sportlikud poisid meeldivad, jah. Et kas ta saaks tõestada oma jõudu sulle? Kas sa mulle kuidagi oma jõudu oskaksid tõestada? Nagu? Kui näiteks kätekõverdusi teed. Mis sa arvad, mitu sa teed? 40. Ütled liiga easy? 40 on liiga vähe. Ma arvan, sa võiksid teha 41. Ma pean 41 kätekõverdust praegu tegema. Yeah. Või et sina istud talle selja peale ja siis ta teeb ühe. Paku talle välja. Ei, tubli. 41. 41. Jah. Okei, mitu oli praegu? 2. Oi, kui tugev poiss. Let's go, Leo täitsa kärrib. 4.
Tegelikult sa oled mulle juba piisavalt tõestanud. Aitäh. Kas sul on telefon kaasas? Ei ole. Nüüd seda paremini juba, jah? Et ei võta kaasa, sa õppisid ja. Ära naistele mitte kunagi näita telefoni, mitte kunagi. Isegi kui nad ähvardavad sind. Sa andsid mulle väga väärtuslikku eluõppetunni nüüd. Aitäh sulle. Kas sul on kunagi olnud sellist olukorda, et sulle meeldib mõni sõbranna, su tüdruku sõbranna hoopis paremini kui su tüdruk? Ei ole mitte kunagi seda juhtunud. Kas sa valatad jälle? Ei. Sul on siuke valetaja nagu peas natuke. Kohe kindlasti mitte. Aga on ju. Survest või rõvedalt teha. Et sul on siuke muie näos. Ma tegin just 40 kätega öeldust. Ma arvan, et sa valatad mulle jälle. Ma ei teinud 40 kätega Ühesõnaga, mida ma tahtsin öelda oli see. Mul on väga palju ilusid sõbrannasid. Ma sain aru, et me peaksime üksteist nagu õppima tundma, mitte sa räägid oma sõbrannadest mulle. Kas sul õdesid vendi on? On küll ja väike vend on. Sul on väike vend, vana ta on? 22. Vana sa oled? 24, ei 5. Ta on 23, siis ma olen 25. Oh my god, valed lihtsalt. Ma ei tea, mida enam uskuda. Palju sul õdesid? 4 õde. Mul ei ole ühtegi venda. Meil on siuke väga naispere. Isa ikka on? Või? On ja palju. Sellepärast meid ongi 5. Mul on üks sõbranna, mu väga hea sõbranna, mu parim sõbranna. Kuuldel. Ja tegelikult ta on mu õde. See teine tütarlaps, kes oli sinuga kaasas, on ju? Kus temaga on? Ja sa rääkisid, et sul on sõbranna, kes on su õde ja siis ma olin nagu, tema. Miks sa teda nagu tõstsid teemaks? Mina ei tõstnud teda teemaks. Ühesõnaga, et ta on siin mul praegu ja mis sa muidu mõtlesid tema kohta? Mina ei mõelnud mitte miskit. Nagu mehed ikka, jah? Ei, ma vahepeal mõtlesin, aga mitte niimoodi. Sa vahepeal mõtlesid? Aga kindlasti mitte niimoodi, nagu sina mõtlesid, et mina mõtlesin. Mida ma mõtlesin? Ma ei hakka ette ennustama, mida sina mõtlesid, sellepärast, et sina tead kõige paremini, mida sina mõtlesid. Okei. Äkki ma parseldagi sind enda õele siis. Kuidas? Mida? Aga kui sa peaksid temast mõtlema, siis mida sa temast mõtleksid? Ma algul küsiksin luba kõikidelt teistelt naisterahvastelt, kas ma tohin temast mõelda. Nüüd me juba räägime. Ja kui see on tehtud? Siis ma arvaks, et teil on sarnasusi. Sest ma olen mõed. Crazy. Crazy. Palju teil follower'i on Instas? Palju sul Instas follower'i on? Ma küsin kohe ära. 1000. Sa tahad mulle öelda, et 1000 naist followb sind? Meesterahvad enamikud. Kui sa vaatad naise Instat, siis mida sa otsid selle Instagrami kontos? See on see hetk, kui sa ostad endale ägeda auto, et siis... Seal ei olnud ühtegi kalakalja. Et kõigile naistele meeldib. Ma soovin, et seal oleksid kalad. Ainult mehed teevad komplimente. Või see korvpallivideosid. Need ka ei olnud. Kuidas sa üldse mõtlesid nagu siukest asja vaadata, nagu out of everything sa oleks võinud minu telos teha nagu? Explore page ütleb kõik ära kohe sinu kohta. See väga vale. Ehitaks sa teed eelarvamusi inimeste kohta niimoodi. Miks ma ei või teha? Noh, tee siis. Ka väga tore oli. Ja, väga meeldiv oli sinuga juttu rääkida. Sinuga ka, näeme veel. Näeme just. Aga mu õde? Tahad mind temaga šopsida? Tegelikult vahet pole. Ei no ma ei meeldinud talle, kindlasti. Seega, I'm okay with that. Ta tundub väga pull inimene, sellepärast, et ma vaatan tema seda content'i asja. Ma arvan, et me ei sobi kokku, aga kindlasti me saaksime sõpradena suht hästi läbi. Nii, Emily, sinu järgmine challenge on siis selline. Sa lähed sinu ruumi ja sa oled kohe nagu, et Henri, jäta meelde su nimi. Henri, lõpuks ometi sina. Ma ootasin terve päev, et ma saaksin sinuga siin juba olla. Sa oled mu lemmik, sul on nii ilusad silmad. Mulle meeldib, et sa oled nii emotsionaalne, emo-kutt, vaata. Esimesest silmapilgust sa teadsid, et sulle meeldib ta vunt. Davai, Henri, I'm coming for you. Davai. I'm coming for you. Let's go. Pane see ka taskusse, tagataskusse ja siis hoia seda seal. Seniks, kuni me ütleme. Issand, Henri, tšau. Tšau. Sa ei kujuta, et ma ootasin terve päev, et meie teiti lõpuks. Ka nii saad. See tüüp veits meenutab kalkunit teie või ma kujutan ette. Natukene on ju. Mulle meeldis meie esimene round väga. Meeldis? Jaa. See oli väga awkward. Ütle, et see oli põhimõtteliselt armastus esimesest silmapilgust. Kas sa ei tundnud, et see oli nagu armastus esimesest silmapilgust? Peaaegu. Kas sa vihkad mind, sest ütle? Ei vihka nalja. See ongi kalkun. Siis me oleme ree peal. Tule lähemale. Ma olen väga õrn. Natukene on nagu kalkuni nägu nagu. Sa saaksid äkki minu eest seda teha? Jah. Tegelikult ma tahtsin sinu tooli peal istuda, ma tahtsin sinu lõhna tunda. Ma hakkan lähedale. Ma loodan, et sind ei sega, kui mul on niimoodi. Tunnen, kui... Kui su lokke võin katsuda.
Vau. Nii lokised. Ütle, et tal on väga nice vunts. Sul on väga ilus vunts. On. See on mu lemmik sinu puhul. Jah. Ja sul on väga ilus naeratus ka. Sinul ka. Aitäh. Miks sa naersid selle peale? Ei, lihtsalt see setup on väga Mis sellega on? awkward. Miks see awkward on? Miks sa naerad? Awkward natukene. Ei midagi mitte midagi. Kui ma ei meeldi sulle, lihtsalt ütle. Ei meeldi. Täitsa tore. Ma olen tore. Kas ei ole? Ma olen väga tore. Ütle, et sa tegelikult kirjutasid laulu Tegelikult ma kirjutasin sulle laulu ka. Ma olen siuke laulukirjutaja värki. Mulle meeldib. Kas sa esitad ka seda mulle? Ma ei tea, ma olen natuke häbelik. Ei pea olema. See on 2x1 meeter. Ja. See on kodu. Ära muretse. Ja see on üldsegi üks mu lemmikumaid laule, mida ma olen kirjutanud üldse. Okei. Kas ma tohin seda teile laulda? Jah. Sa ei pea mind teedama. Henri. Sul on ilusad silmad. Siis kui siin näen, on järel vaid tilgad. Mis sa arvad senimaani? Oot, kui enne küsisid seda, kas sa usud armastust esimest silmapilgust, ma mõtlen, et see 14. see oli... Mis 14? 14. pilk. Nii kaua võttis aega. See on natuke palju. On jah. 11 veel võib-olla oleks olnud. Ikka tool kaugele. Kohe tulema ja tundma. Ma lihtsalt arvan, et mu future husband oleks nagu 7. peal. Juba saanud aru või nii? Gaslighti teda. Mis veel siis on? Mis on veel minu juures nii halba? Kas ma tahan ütlen ausalt kohe või? No jah. Kõik algas sellest, vaata, et siin... Mingi dokumentaal. Kas kiiremini saaks natuke? See algas kõik sellest, et sa tulid nii hilja mu ellu. Jah. Ja siis ma näen sind ja siis nagu mõtled jälle, mis elu võib, mis koja tore võib elu tulla, eks ju. Toob suure maja Pakumäele. Ja. Kindlasti. Parem oleks. Kindlasti toob. Mingi uue mersu ja... Ühestab väheks. Oh my god. Tuuba selle tooli kohe lähemale siia. Aitäh. Oh, wow. Aitäh. Wow. Jälle koos. Okei. Mis see elu ees? Mind nagu häirib nagu see muidu see idee või nagu selle saate idee ei ole nagu paha, vaata. Aga noh, ta peabki olema nagu veits troll ja naljakas, aga see on nagu nii nagu isuke, noh, see on nii ebatõsine, et seda lihtsalt on nagu juba nagu rõve vaadata. Märgid sul veel on? Väga cheesy, aga olla õnnelik. Et ta peaks nagu natukenegi olema nagu selline nagu tõsiselt võetav nii-öelda, et ta on nagu liiga üle pandud, just täpselt nagu. Ütlen sulle kohe ära, seda ei juhtu. Seda ei juhtu. Paremaks ei lähe selles suhtes. Sinu elu annab kindlasti paremaks sinna. Minul annab ka väga palju paremaks minna. Et jaa, see peab olema troll, aga natukene nagu vähem troll. Selles suhtes, et kui nad ikkagi nagu absoluutselt nagu üksteisest ei räägi nagu, et mingi, et kes sa oled, millega sa tegeled, on ju, ma ei tea, mis iganes, mis on su mingid kuradi hobid, on ju, et noh, nagu mida iganes, nagu igalt inimeselt tuleks ju küsida ja siis mingi, et mingi, ma ei tea, et miks sa siin oled, on ju, noh, mingid siuksed standard asjad ja nagu seda sisu peaks nagu rohkem olema selle asemel, et mingi, et gaslighti teda, nüüd ütle talle, et ta on mingi, ma ei tea, loll. Nüüd mingi, mine lähedale, nüüd mine eemale. Tea, see on nagu siuke, nagu need naljad on ka nagu veits, jah, nagu actid, vaata, et nagu skripted. Aga noh, mõneti on nagu hea, kui on skripted, aga lihtsalt natukene nagu liiga nagu siuke üle on. Täna võib olla see hea punkt elus, vaata, kus nagu need kaks timeline. Äkki ristub midagi veel. Jah. Ütle, et sul on koduloom? Mul on tegelikult koduloom. Keda sa räägid armastad? Keda ma rämedalt armastan. Teda mulle väga kallis. Koduloomad meeldivad sulle? Jah, väga. Okei. Tal on nimi? Nii, mis nimi on? Silver. Mul on tegelikult tagataskus. Tagataskus? Jah. Näita. Mis sa arvad Silverist?
Öeldakse, et vaata, et lemmikloom võtab omaniku näo. Vastab tööle. Nii nunnu. Oi, Emili, nüüd hakka rääkima nagu reaalselt mingi 5-aastane. See on nunnu, jah. Hakka mingi tung-tung-tung šahur nagu tühjast kohast. Ja, šahur tung-tung-tung. Tead, millest ma räägin või? Trallaleelo, trallala, jah. Millega sa üldse tegeled? Sa siin lubad mulle väga palju asju kokku, aga ma ei tea, kas sa saad ka seda ellu viia. Maja, auto. Got that clear, on ju. Aga on veel palju asju, reisid. Jah. Jää nüüd täiesti friisi. Friis. Ära liiguta üldse. Ei, üttegi asja ära liiguta. Ära liiguta midagi. Näos ka ütte liiguta. Paigal. Nii, mis nüüd vaikseks said? Ja jätka nii, nagu oleks midagi juhtunud. Ühesõnaga, New Yorki tahaks minna. New Yorki tahaks minna väga. Aga kui toetav sa üldse oleksid minu ja mu muusika asjadega? 100%. Rohkem. Mul meeleb täiega inimesed. Palju sa oled nõus panustama 6 eurosid? Aga palju sa oled 6 nõus eurosid panustama? Sendi täpsusega. Sendi täpsusega, palun. Palju sul vaja on? Seda meeldib. Nii päris hea vastus. 1387. 5200. 5322. 500. Kõlab väga kahtlaselt. Mis mõttes? Kas see on kõik praegu vale, mis siin meie vahel on anda? Ei. Sa ei tulnudki armastust otsima või? Tulin ainult raha pärast siia. Seda ma arvan. Okay. Aga see, mis ma enne ütlesin, see ei olnud vale. Sest ma siiralt arvasin, et see on armastuse esimest silmapilgust. Aga lihtsalt selle 14 pilguga sa natuke rikkusid ära minu jaoks selle. Ma teen tihti valesid otsuseid, valesid valikuid. Tee paremini. Ma üritan iga päev. Okei. Hästi romantiliseks, hästi nagu lähedaks viidab lõpuks välja. Sul oleks viimane. Mida me vaatame? Ma ei tea. Pane see Aar kundama nuud. Võta kätest kinni tal. Kadrioru. Likeskünne piiri. Ma olen ka Kadrioruss. Su Silver. Suvase. Ai, blää. Hästi haige. Normaalne vend. Good job. Väga hästi. Oh my god. Noh, pulli sai ju. Silver, oi, selle tüübiga sai Vaatame, mis kutt räägib. Vaata, ta mängib Silveriga. Ta tahab oma labuubut tagasi ju. Kui ta tahab, siis ta peab isiklikult tulema üle küsima. See on nii palju küsimus, et kas see nagu kõik see oli siin nagu midagi oli siin päris või oli kõik lihtsalt üks näitemäng. No ja seal kutil ongi nagu reaalselt sama küsimus nagu, et see on liiga nagu liiga troll. Äkki slaidin ise? Sest nagu tõsimeeli see kutt või arvan, et läkski sinna nagu ootusega, et ta nagu lähebki nagu nii-öelda nagu date'ile, vaata. Vähemalt nagu tundub. Ei või? No nii, sõbrad, me oleme jõudnud. Kas meil on teema? Ja siis nad lihtsalt mingi trollisid teda seal. Ja nüüd see kutt mingi lihtsalt eksisteerib seal. Haripunkti. Nüüd on Emiliaga otsustada, kellega ta läheb teisele date'ile. Igal osalejal on õhupall. Siin on sinu nõel. Osaleja, kelle õhupall jääb viimasena terveks, ongi sinu välja valitud. Ma arvan, et ta valib selle Lespari. Ma olen valmis. Palun, osalejad, õhupallid ette ja Emili. Sa tahtsid mõõde. Sorry, ma tahtsin sulle. Sorry. Ei ole nii just. Sorry. Mida ma teen? Sa oled jõudnud viimase valikuni. Mis su sisetunne sulle ütleb, Emili? Okei. Kas meil on teema? Meil on teema! Elisabeth,
kas meil on teema? Jah, meil on teema. Meil on teema! Armastus võitis. Kuule, super töö. Kas meil on teemasaade, on selleks korraks läbi ja tuleb välja, et meie raske meeskahurve on hävitanud imeilus Elisabeth. Tõesti, ei oleks osanud näha, et meie wildcard täna selle saate võidab, aga vot, elu ongi üllatusi täis. Aitäh Coolbetile, kes on välja pannud romantilise eriauhinna neile kahele meie saate võidu puhul. Ja kui sina tahad järgmises Kas meil on teema saates särada, siis ära maga võimalust maha ja kandideeri kohe. Link all descriptionis. See oli Kas meil on teema ja näeme juba järgmises saates. Peace out, romantika-bandiidid. Kindlasti tšekkage meie TikToki ja Romantika Instagrami, kus leiad kandiidid. tõesti sõgedat sisu meie erinevatest saadetest. Ja mis seal ikka, järgmiste teemadeni romantika-bandiidid. Romantika-bandiidid hoopis, jah? Ma mõtlesin, et ma ei tea, mida ma just vaatasin, aga see oli ikka väga rets vaatamine nagu. Väga hea video. Ei no produktsioon on nagu actually hea nagu. Tõsimeeli on minu meelest sellel hea produktsioon tegelikult, aga nagu see on liiga ebatõsine nagu. Sellele, et selleks oleks tuleviku, see ei saa olla nagu nii räige troll minu meelest nagu. Sest produktsioon oli nagu minu meelest nagu väga hea. Et see peab olema nagu piisavalt tõsine, et see saaks olla naljakas, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Et kui nad on nagu tõsised ja nad proovivad nagu actually connectida ja siis, kui nad proovivad connectida, sa viskad sinna vahele mingi, et jõu, nüüd mängi imikut, vaata. Siis on see naljakas. Aga kui nagu seda connectionit nagu ei toimu ja seal käib nagu lihtsalt räme troll, siis see nagu see ei ole nagu vaadatav siis. Et see peaks olema nagu veits tõsisem ikkagi.